Tere tulemast Musta kasside arulugemisse Veevalajad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 20–26 juuli. Ma olen teile siia välja võtnud 7 kaarti ja vaatame, mis nendel kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No teil Veevalajad on üks hirmus mure. Ma ei saa veel täpselt aru, mis see on. Aga see on nii suur mure, et teie öösel isegi magada ei saa. Ma ütlen teile, see mure on asjata. Kõik need asjad lahenevad ära täiesti teile soodsas suunas. Aga vaatame siis nüüd need kaardid ükshaaval üle, mis teile siia tulnud on. Esimene kaart on päike. No see on üks kõige parem kaart tarokaardipakis, mis üldse olla saab. Päikese kaart ise ütleb nii, et elu on nii ilus, et korraldage pidu. Kas te nüüd just pidu korraldama hakkate? Aga päike valgustab ära kõik nurgad. Need asjad, mis teie eest olid varjatud, päike toob kõik välja ja kuna teil on mure, siis see mure leiab lahenduse. Mina näen siin seda, et see mure on kuidagi seotud teil rahadega. Järgmine päikesest on karikate 10. No see karikate 10 kindlasti mure ei ole. See on täielik idüll. See on selline idüll, kus vikerkaar on taeva all, kus ema ja isa vaatavad, kuidas nende lapsed mängivad. Kodu on korras, kõik, absoluutselt kõik teie elus on korras. Te ei pea üleüldse muretsema. Aga teie, selle asemel, et nautida seda, mis teil on, langete täieliku masendusse, nutate taga midagi, mis minevikus untsu läks, sest järgmine kaart on teil siin karikate 5 ja karikate 5 räägibki seda, et teil on nagu 5 karikat. 5 karikast 3 on läinud ümber. Ja te nutate seda taga. Nutate taga, see on minevikus asjad läinud ümber ja te nutate nii taga seda ja mõtlete, et kuidas see küll niimoodi läks. Et mida ma tegin valesti. Vaat siis mõelgegi seda, mis selles läks valesti, aga mitte nutu ja kahetsusega, vaid selge mõistusega, et mõelda, mida saab teha teisiti. Mitte seda, et näed nüüd see laev seal uppus ära, eks ole, mida ma tegin valesti. Te ei teinud midagi valesti, ei olnud lihtsalt õige aeg selle jaoks. Mis teil seal untsu läks? Lihtsalt polnud õige aeg. Te polnud piisavalt kasvanud, et see oleks teil kõik seal välja tulnud. Te saite oma õppetunni, sellest võtke kaasa see, mida te näete, õppisite sellest, mida ja võtke see kaasa, mis teid teenib. Mitte kõik ei läinud ju halvasti. Ja keskenduge nendele 2 karikale, mis teil veel püsti on. Keskenduge nendele karikatele, mis teil on veel püsti. Te saate ju väga palju veel ära teha. Te ei pea kartma seda, et näed, nüüd läks halvasti, ma rohkem enam ei proovi. Võtke oma julgus kokku ja proovige veel kord. Kui te näete, et seda on vaja, kui te midagi väga soovite, siis see läheb ka täide. Me ikka komistame, ikka kukume, me teeme vigu, me kõik teeme vigu. Te ei ole mitte mingisugune erand. On siin ärid põhja läinud, tehakse uus ja õitsevad. Et ei, ärge nutke taga seda, mida te muuta ei saa. Keskenduge sellele, mida te saate muuta. No te olete ikka väga mures. Ma ei saa täpselt aru, mis see on. Aga te olete nii mures, et te ei saa öösel magada ka. Need mõtted ei jäta teid. Et te nagu veate nad sinna voodisse kaasa. Iga kord, kui ärkate, iga kord te selle peale mõtlete. Selle, et te magada ei saa, räägib siin mõõkade 9. See on unetuse kaart, see on mure pärast unetuse kaart. Ei ole põhjust muretseda. Siin all on teil müntides. No mida siis muretseda, kui teil on müntides? Ja kuna tema kõrval on õigluse kaart, siis ei ole absoluutselt mitte mingit võimalustki, et ei lähe need, mis iganes probleemid teil on või ma ei tea, kellele te raha võlgu olete või kus te peate oma raha ära maksma või mis iganes see raha probleem teil siin praegu on rahaga seotud. Siis müntide äss ütleb seda, et see on nagu absoluutne küllus. On küllus, samamoodi on müntide 10 on pidev sissetulek. Ja müntide äss on küllus. Tähendab, ja kuna kõrval on õiglus, siis mis iganes asjad teil siin rahadega seotud praegu pooleli on, ma ei tea, on see testament, mingi päranduse jagamine või on teile keegi hoopis ise võlgu, et pole suutnud lepingut täita, oma arveid ära tasuda.
Suured summad võib-olla kusagil seisavad kinni ja sellepärast te olete nii mures, et ei saa öösel magadagi. Ei ole põhjust, õiglus pannakse maksma ja see asi lõpeb ära, seda ütleb viimane kaart ja see on maailm. Maailm lõpetab midagi ära, see saaga selle raha ümber saab läbi. Kes seal kellele võlgu on või mis seal jagatakse, seda mina ei tea, ma ei näe seda siit. See on nii individuaalne asi, et seda ei saa üleüldise lugemisena üldse nähagi. Vähemalt mina ei saa näha, mina ei oska seda näha. Ja ei räägi ka universum mulle sellest midagi, sellepärast, et see on üleüldine lugemine. Kui keegi teist nüüd minu poole pöördub, siis enam pole vaja pöörduda, ma ütlen seda, et asjad lahenevad ära. Sest maailm lõpetab, õiglus paneb õigluse maksma ja kuna ta on teile tulnud, siis õiglus on teie poolel ja seda ei saa ära osta, seda ei saa musta, ei saa valgeks rääkida. Vaat see on selline õiglus, lõplik, ütleme nii, täiesti aus, puhas, lõplik õiglus ja keegi ei saa enam edasi midagi kaevata. Kui kaevavad, kukuvad sellega läbi sellepärast, et õiglus on teie poolel. Kui universum nii on otsustanud, siis nii on ja teda ei saa enam ümber veenda. No ma ei oska öelda, aga teil on niivõrd super ilusad kaardid, et mul on teist lausa kahju. Kui te tõesti nüüd muretsete nii hirmsasti, et magadagi öösel ei saa. Ehk aitab see, mida ma teile rääkisin, et õiglus on teie poolel ja asi lõpeb ära. See on lõplik. Seda ei kaevata enam edasi. Et ehk aitab see teil siiski öösel uinuda, pakub kergendust, lootust ja lohutust. Et see tegelikult on minu kanali eesmärk inimesi aidata. Nii palju, kui ma saan. Pakkuda lootust, lohutust, võib-olla ka mõne vastuse küsimustele. Vot selline tuli lugemine teile, armsad veevalajad. Ärge kurvastage, kõik läheb väga hästi. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.